kolmas neljandik läks suht nobedalt ja on näha, et osa inimesi on juba ka saalist lahkunud. Meieni on jõudnud informatsioon, et projekteerijad on oma osa juba saanud, ehitajad on oma osa juba saanud ja jäänud on siis niisugused kindlameelsed, keda huvitab ka kinnisvara halduse pool, mis nüüd siis see viimane neljandik meil on. Me teeme päevakavasse ka väikese muudatuse seoses sellega, et meie hulgas on tuntud arhitekt Arto Kiviniemi, nii et kui Aivar Salt oma osa lõpetab viimasena, siis me anname lühikese sõnaga veel temale, inimesele, kes on aastaid selle valdkonnaga tegelenud, kes on siin juba mitmeid kordi nimetatud senati kiindisto Soomepoolse PIM-juhendi üks autoritest ja kes on ka aastaid nüüd juba töötanud õppejõuna ja täna siis Saltfordi ülikooli arhitektuuri teaduskonna üks juhtivaid õppejõude. Ja me juba kuluaari vestlustest oleme ka kõnelnud sellest, millised on meie edaspidised plaanid ja nii mõnigi projekteerimisega täna tegelev inimene on küsinud, et kui kiiresti Tallinna Tehnikakõrgkool kavatseb selles valdkonnas edasi liikuda eesmärgiga, et saada niisugust tunnetust, millal siis oleks võimalik saada juba siin ka koolitatud BIM-manager, nagu siin juba termin läbi kõlas, või arhitekti, kes on selles valdkonnas juba saanud nii-öelda akadeemilise koolituse ja meie vastus on selline, et me tahaksime lähitulevikus nende kurude nii-öelda õpetussõnu arvesse võttes hakata selle valdkonnaga tegelema akadeemilises õppes juba ka nii, nagu nemad soovitavad esimesest kursusest peale. Nii, nüüd aga siis on loomisel side, nii nagu Ergo ütleb, India maaga ja nii nagu te olete meie päevakavast näinud, on siis tegemist Ergo ja Rahvali hea kolleegiga Dav Barghaviga, kes informeerib meid siis nii-öelda kinnisvara juhtimisega seotud probleemidest. Ja kuna see on ka niisugune ühendus, et see on tõesti online süsteemis toimiv, siis ootame ka teie küsimusi ja Rahval lubas meid siis korrektses inglise keeles oma kolleegiga ka vahendada. Nii et palun, Ergo.